ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 41. Siin saates räägime inimestega, kes on ärigeeniusele oma ettevõtmistega silma jäänud. Samuti tuleb siin juttu teemadest, mis ettevõtlikele inimestele laiemalt huvi võiksid pakkuda. Tänaseks saatekülalisteks on 2 noormeest, kes on otsustanud oma ettevõtmisega panna punkt toidu raiskamisele ja muuta maailm paremaks paigaks. Tere tulemast ärikäiku, Sumena tegevjuht Joosep Kaljula ning operatiivjuht Oliver Sebastian Lamp. Tervist! Tänase episoodi saatejuhtideks on ärikäigu ajakirjanikud Rauno Uusler ja Kaire Külli-Vaatman, tere! Alustuseks rääkige meile, kuidas see Sumena üldse alguse sai? Millal see idee tekkis ja millest see idee tekkis? No nagu sa sissejuhatuses ütlesid, paneme punkti toidu raiskamisele ja teeme maailmad paremaks paigaks. Aga alguse sai ta tegelikult juba, ma arvan, et gümnaasiumi keskel, eks mingi 11 pool klass, midagi sükest. Aga kuna alaealisel ei ole absoluutselt mitte lihtne oma ettevõtet teha, siis see nii-öelda alguspauk lükkus edasi 12. klassi keskpaigale, ehk siis kui me olime juba 18,5 aastat vanad. Aga kust see nagu inspiratsioon või kust see tuli? Kas teie kodune olukord oli selline, et toitu viskasite kogu aeg ära ja see hakkas... Kodus ei ole kunagi toitu ära visanud, aga nähes lihtsalt, mis tohutud kogused lähevadki raisku selle toidutööstusega. Et me just nagu eile rääkisime tegelikult ka selle samal teemal, et nüüd kui me oleme olnud turul 2 aastat, siis nagu see, et mis siis nagu tehti nende jääkidega enne seda, kui me ei polnud. Et tegelikult me ei ole nagu, vaata meile sarnased ettevõtjad on veel olemas, kes siis samamoodi päästavad toitu. Pärnus on realiseerimiskeskused ja realisatsioonikeskused, et me ei ole nende võtnud midagi ära, et igaüks leiab oma osa, igaüks teeb oma töö selle toidu päästmisele, aga et ongi lihtsalt, et me oleme nagu juurde tekkinud ja toitu läheb ikka täpselt sama palju raisku ja kogu aeg on täpselt sama seis. Noh, jah, et meie pole kellegilt nii-öelda vanakooli tegijatelt, ehk siis füüsiliste poodide kuningalt realiseerimiskeskuselt pole turuosa ära võtnud, vaid et me olemegi nii-öelda uue suuna e-kaubandusega juurde tekitanud sinna. Aga see e-kaubandus ongi nii-öelda teie nagu erinevus võrreldes siis realiseerimiskeskusega, mis kõige rohkem nagu silma hakkab? Või on veel mingi selline, mis teid eristab realiseerimiskeskusest? Ma arvan, et see nooruslikkus ilmselt ikkagi. Nooruslikkus ja e-kaubandus on tõesti meil praegu number 1 rõhks, kuna meil on ikkagi Balti jaamas on ju väikene pood Balti jaama turul. See on siis 14 ruutu. Ekkel kavandame ka Tartus poe avamist, see siis saab mai keskel Veeriku Selveris ning see on... Veeriku keskuses. Keskus, vabandust. See on 107 ruutu juba, et see on tunduvalt suurem pood, et me katsetame ka nende füüsiliste poodidega, aga tahaks ikka peamist rõhku hoida tõesti e-poel. Mida see nooruslikkus tähendab? Selgita seda. See tähendab see Instagramid, kus te olete TikTokid, kogu aeg reklaamite ennast seal või? Tabu vähendada, et reeglina ikkagi ühiskonnas on niimoodi, et see, kes seda näiteks kollase sildiga asja ostis, see oli siuke võib-olla vanem inimene või kes käis nendes nii-öelda laojäägi kettides. Aga nüüd me oleme 2 aastat siin väga suure rõhu pannud meediale, PR-ile, pluss siis meie enda kanalitele TikTokis ja Instagramis, Facebookis. Et põhimõtteliselt iga selle video või artikli mõte, mis me oleme teinud, on see, et inimestes seda teadlikkust tõsta, et tegelikult see on nagu lahe, et ära hoida toidu sattumist sinna prügikasti. Ja kuidas tulemused on? Olete te seda ka uurinud? Ma arvan, et olukord on tunduvalt paranenud, et ongi meie... Kui sa guugeldad minu Joosepi nime või Sumenat, siis viskab tohutult palju artikleid ette erinevatest kõikides kanalitest, TV3, Kanal 2, ERR, Õhtuleht, kõik asjad. Ma ei tea, siin teeme promo teie konkurentidele.
sellest ei ole lugu. Pluss Geeniuse podcast samuti oli juba varasemalt käinud siin ühe korra. ma arvan, et see on jah oluline, et ikkagi sellest teemast üldse räägitakse, vahet ei ole, mis väljaandes. Ja, et ma olen suhelnud ka ju näiteks, või hea näide, mida saab tuua, on see, et kes samuti tegeleb selle sama teadlikkuse tõstmisega vägagi suurelt, on Rimi, kes siis on ka vaata toonud poe keskele täpselt need külmkapid, kus kas on siis kõlblik kuni nende peamiselt on ja need ongi lihakaubad ja piimakaubad, mis lähevad sinna nagu poe keskele, kus ongi siis täpselt näidatud ära kõigile, et näed, siit sa saab võtta odavamalt, et säästa lihtsalt raha. Kollase sildiga tooted on siis esile toodud. Jah, et seda tabu vähendada. Ja no meil on siis ka see ongi nagu Joosep ütles, ka sotsiaalmeedia turundus on vägagi suuresti ette võetud ja siiamaani tagasiside on väga positiivne. Ma arvan küll, et me oleme päris palju tööd juba ära teinud selle 2 aastaga. Ma arvan ka. Kas teete influenceritega ka koostööd ja kellega? Mingil määral, et kuna me tegelikult oleme suht noored, nii meie kui ka meie ettevõte, siis katsetame erinevaid kanaleid, et mis kõige rohkem ütleme, see asi ei toimiks on ju ilma ka rahalise pooleta, et me katsetame, mis kõige rohkem ka tulu tagasi toob, et me saaksime seda omakorda suunata siis oma sortimendi laiendamisele ja veel rohkem inimesteni jõudmiseni. Korra rääkides veel sellest Sumenast, kus see nimi üldse sündis, millest see Sumena tuleb? Sumena tähendab super, mega, nauding lühendina. Ja see oli siis ajurünnaku tulemus, mis sündis? Täpselt. Aga kus kohast te üldse pärit olete? Kas te olete Tallinna poisid või? Rapla ja Kohila, Joosep Rapla kandist ja mina olen Kohila kandist, me käisime Tallinnas koolis. Te olete klassivennad? Jah. No tegelikult tehakse nalja kogu aeg mulle, et tegelikult ma olen ikkagi täiskohaga tallinlane, et sündisin siin ja tegelikult terve elu põhimõtteliselt korteris elanud, aga põhimõtteliselt iga vaba hetk on veedetud ikkagi seal Rapla lähedal maakodus. Aga kuidas sa just ennem tõid välja selle sortimendi laiendamise, et kuidas see üldse välja näeb, kuidas te leiate selle kauba, kas te käite ise poodidega rääkimas, et saaksite või ladudega rääkimas, et saaksite sealt nende kauba osta mingi hinnaga või kuidas see täpselt see töötab? Ja meil on hetkel vist laias laastus 70 koostööpartnerit, enam-vähem 70. Pood ei ole jaeketid väga kui nendel midagi tekib, siis tihtipeale saadetakse tagasi maaletoojale või tootjale ja peamised jäägid ongi siis nendel suurladudel maaletoojad või tootjad. Ja kodumaal on meil ilmselt ikkagi kõik kõige suuremad juba olemas, aga sortimendi laiendamise poolelt ongi siis see, et me oleme ikkagi äri ja me tahame pakkuda inimese võimalikult suurt valikut, et inimene suudaks ikkagi meilt valida ka midagi, et osta, et võib-olla kui ta ainult üks toode, mida ta tahab, siis ta ei tee seda ostu. Ja ma arvan, et see meie number 1 kõige igapäevasem mure ongi olnud senimaani ikkagi see sortimendi laiendusest teke, meil on circa 270 erinevat toodet, aga see peaks olema tunduvalt kõrgem. Aga kuna me tegeleme jääkidega, siis meil oli igapäevaselt kindlad tooted sees, et meil tuleb ühel päeval 20 pakki nuudlit ja teisel päeval tuleb paar tuhat tahvlit šokolaadi, et me kunagi ei tea, mis meil tuleb sisse ja kui palju meil tuleb seda sisse. Aga mis selle tootega nagu pärast edasi saab, et oletame, et teil tulebki 1000 tahvlit šokolaadi, õnnestub ära müüa sellest mingi aja jooksul näiteks 700, mis sellest 300 šokolaadist saab, mis nagu teil ka järgi jääb või teil ei jäägi kaupa järgi? No senimaani meil pole järgi jäänud, sest et põhimõtteliselt kohe, kui me näeme, et toote liikuvus ei ole nii hea, kui me võib-olla prognoosisime, siis me hinnastame ta selliselt, et ta ikkagi liigub suht kohe ära. Et jah, meil tõesti 2 aasta jooksul pole tekkinud mitte ühtegi jääki. Et üks beebitoidu näide oli, et see sihukest toodet me võib-olla siis vaatame natuke rangema pilguga, et oligi paar nädalat oli kuupäevast möödas, siis me korjasime ta lettidelt maha, jagasime oma tuttavatele, et see kogus, mis sealt üle oli nii väike. Kuidas Terviseamet suhtub teie tegevusse? Me tegeleme parim enne toodetega, et seal ongi hästi tähtis on eristada parim enne ja kõlblik kuni toiduained.
et kõlblik kuni tähendabki kõlblik kuni, et noh, eks ikka mõni inimene tarbib neid peale seda kuupäeva, aga see on rangelt omal vastutusel. Aga parim enne toode tähendab seda, et ta ongi lihtsalt parim enne seda kuupäeva. Parim maitse või parim kvaliteet või. Aga need on ka reeglina ikkagi väga suure varuga pandud, sest et noh, ükski tootja tegelikult ei taha endale seda vastutust võtta, et toote kvaliteet on kas või, ma ei tea, 0,1% võrra langenud enne seda kuupäeva lõppu. Et reeglina neid asju pannakse ka väga suure varuga kuupäevasid. Aga kui palju te ise oma igapäevasest, iganädalasest ostukorvist enda kaupu nii-öelda tarbite? No kõik peale liha ja piima, mis me poest ostame. Nii et selle sortimendi laiendamisega justkui vaatate ka seda, mille järgi enda lisu võiks tekkida? Nojah. No, seda tuleb vältida tegelikult ikkagi. Et kui sa hakkab valima enda lemmiktooted, siis tihtipeale see kõigi lemmik ta ei ole. Ja siis võivad küll tekkida enda jäägid. Jah, või siis hakkad ise neid seal nii metsikult sööma, et nädala pärast saatad, et vorm pole enam see, mis ta võis olla enne. Mis on teie kõige kuumem kaup? Ma arvan, et kiirnuudel. Jah, mingi selline, muidugi kiirnuudel küll, aga me üritame jubedalt enda nagu sortimenti ja valikut tuua reaalseks toiduks, et ongi küll parim enne, päris liha ega piimatooted ei saagi tuua müügile, aga olekski a la kuivaine, kõik sellised asjad oleks olemas, mis sul on igapäevases kasutuses kodus. Aga kui me vaatame nagu igakuiselt neid top-sellereid, siis tegelikult on ikkagi, mis inimestele meeldib kõige rohkem, ongi mingid snacksid või sellised asjad. Mis ei ole väga tervislik. Mis ei ole küll tervislik, aga see on lihtsalt ongi, need hinnad on tänapäeval läinud nii tohutult kõrgesse, et üks krõpsupakk on poes 3-4-5 eurot, et sa ei taha väga seda raha maksta, kui sul ongi reede õhtul on mingisugune väikene istumine kodus, siis sinna kulub ka päris palju seda krõpsu, et siis ongi mõistlikum osta sumenas, kus maksab üks krõpsupakk euro, mitte siis 3-4-5 eurot. Aga teil on selle kaubavalikus on ka mõned asjad, mis ei ole parim enne märgistusega. Ma vaatasin eile teil näiteks arvutihiiri müüte. Kas te liigute ka selles suunas, kuhu näiteks realiseerimiskeskus on läinud, et tal ei ole ainult toiduained seal, vaid on ka mingid ülejäänud laojäägid? Jah, sest et tegelikult iga toote äraviskamine vahet pole, kas ta on parim enne toiduaine või ta on seesama arvutihiir, siis tegelikult see nii-öelda looduslik ressursi raiskamine, see element on seal alati olemas. Aga natuke hindadest rääkida, et näiteks selle sama arvutihiire puhul, mis hinnaga te ise selle sealt laost kätte saate või kui palju te saate selle pealt üldse teenida või nende kiirnuudlite pealt? No täpselt nii palju, et me kõik kulud saaksime ära kaetud. Rahaliselt selles mõttes, nüüd olete 2 aastat tegutsenud, kuidas rahaliselt läinud on? No me oleme ikkagi kasumlikult kasvav selline vajalik äri, et meil võib-olla seal mingit kotttoolide peal istumist ja lõputut kohvijoomist ei ole, et ongi hommikul kontoris päev otsa tööd ja õhtul koju. Ja mis on vägagi märkimisväärne või oluline fakt ongi see, et me ikkagi kvalifitseerume startupina, aga need enamus startupid ikkagi töötavad kahjumis ja kuskilt õhust võetud rahaga, et meil ikkagi ei ole seda, me töötame kasumis ja me oleme päriselt funktsioneeriv ettevõte. Nojah, ütleme siis jätkusuutlik. Aga see firma alustamine 2 noorel gümnaasiumist tulnud inimesel, kust see algkapital tuli, kas te käisite ise 5 aastat järjest suvel tööl, panite raha kõrvale või kuidas see välja nägi? 10 aastat isegi. Aga oli teil veel nagu väljaspoolt mingit sellist abi või mõju, Ja kes teie nõuandjad on? No alguses ei olnud. Alguses läks kogu isiklik rahakott läks sinna magama, kui võib nii öelda. Kas ka ema-isa rahakott? Ei, kindlasti mitte. Aga siis ütleme peale esimest poolt tegutsemisaastat oli näha, et tegelikult saaks rohkem teha, kui see nii-öelda enda rahaline võimekus on. Et kuna me tol hetkel veel olime nii kõvas kasvufaasis, et ütleme
niisugustele baasasjadele, baasarendustele kulus suhteliselt palju raha võrreldes nii-öelda sisse tuleva tuluga, siis võtsime mu ühe vana sõbra, kellel on IT-firma, võtsime tema kampa ja siis sealt saime nii-öelda uue kasvuhoo sisse. Aga te rääkisite, et praegu on suurem rõhk sellel e-poel. Tartusse tuleb füüsiline pood, Balti jaamas juba on füüsiline pood, et kus te sellel skaalal nagu asute, et kas pigem suundute selle poole peale, et varsti ongi igas linnas üks Sumena või ikkagi tahate, et see põhirõhk jääks selle e-poe peale? No ega põhirõhk või veepoole jääd isegi siis, kui me vaikselt igasse poodi ühe Sumena poe teeme. Et e-poe võlu on selles, et vahet pole, kus sa Eesti otsas oled, sa saad endale selle paki kas siis koju või automaati tellida. Aga jah, ikkagi ütleme, võib-olla 80% meie igapäevasest tööst kulub e-poe kasvatamisele. Aga kas reaalse poe pidamine on väga kulukas? Kuidas see on ennast ära tasunud? Balti jaamas on ära tasunud, et ega me, kui see asi poleks ennast ära tasunud, et siis me ei kaalukski seda teise poe avamist. Aga kas te teete ka mingit statistikat, kuna e-pood selle põhjalt nagu saab seda statistikat tõenäoliselt nagu paremini teha kui tavalises poes, et kus kohast teil kõige rohkem tellitakse, kas on mingi maakond või mis sorti inimene või kes see teie sihtgrupp on kõige rohkem? Tallinn, Tartu ja naine, mis see vanus oli? 30 kuni 49. Et ütleme, võib-olla ongi siuke keskmine peremaa on meie see nii-öelda peamine klient. Ja kui suure summa eest ta siis korraga tavaliselt tellib? Keskmine ostukorv on vist nüüd juba natuke üle 30 euro. Natuke sellest Tartu poest. Mis sellel Tartu poel hakkab nagu olema erinevat Tallinnas oleva poega või ta lihtsalt ongi suuruselt tuleb lihtsalt suurem? See suurus on kindlasti number 1 mõjutaja. Praegu ongi Balti jaamas on see nii väikene poekene, et seal ei saa kogud seda sortimenti välja tuua ja ega väga palju mängimisruumi ka ei ole, et seal on, nad ongi lihtsalt jääb liiga vaikseks. Et Tartus me üritaksime ikkagi tuua esiteks kogu selle sortimendi valikus, teha ka väikse selle promilliga jookide nurgakese sinna, külmkapid, kõik asjad, et seal on nagu rohkem ruumi, saab ka hakata mängima, testima, katsetama uute asjadega. Jah, et võib-olla üks lahe asi, mis me teha saame, ongi see, et nii-öelda võib-olla meie logistilisest vaatest on see, et kuna seda on poepinda on seal võrdlemisi palju võrreldes selle meie praeguse putkaga, siis me saame nii-öelda hea aluse pakkumise kohe sinna poe keskele tõmmata, sildi külge panna ja inimene saab seda osta endale. Et Balti jaamast tuleb absoluutselt kõik tooted ükshaaval laiali arutada ja sinna riiulile ära panna. Aga kui suur teie meeskond on, ma mõtlen nii kontoris kui ka siis praegu siin Balti jaamas müüjana ja siis kui palju see meeskond suureneb võrreldes selle Tartu poe tulekuga? Hetkel on vist 14 inimest koos minu õusõppiga meil meeskonnas. Vist on jah. 14, 15, 13. Selline vahe vist. Oota, arvutame nüüd kokku. 5 on laos, 4 on kontoris ja 3 on Balti jaamas. 12 on praegu. Ja tegelikult on mingis mõttes võib öelda 14, kuna Tartu poe teenindajatega on ka tegelikult juba meil ära räägitud. Ehk siis sealt lisandub 3 inimest, seega siis tuleb kokku 15. Kes teie nõuandjad on olnud? Ma arvan, et ongi seesama mu kunagine hea tuttav IT-mees, ja siis tema äripartner. Et muhedad sellid ja alati saab nendelt mingis asjas nõu küsida. Aga kas te olete ka välismaalt kuskilt niši võtnud või vaadanud, mida keegi on valesti teinud, et ise sellist viga ei teeks? Või siis hästi teinud? Või hästi just. No tegelikult ongi Skandinaavias ongi põhimõtteliselt Sumenad Soomes ja Rootsis. Et Fixuroga ja Matsmart
noh, nendel läheb võrdlemisi hästi. Et eks ma ei teagi, ma pigem tahaks öelda, et me oleme nagu oma nii-öelda rada mööda läinud. Oma rada tõesti, me oleme isegi tegelikult oleme näiteks rääkinud selle Fixuroga nii-öelda tegevjuhiga, et mis meie jaoks näiteks esimene asi, mis praegu pähe torkas, oli absoluutne erinevus on see, et meil on ju enda ladu, me ise rendime seda ladu, meil on enda laotöötajad, siis tema ütles, et tema ostab seda teenust sisse ja outsource ib. Et siis temal on, nende firmas on ainult kontoritöötajad, et meil ei ole enda ladu ega mitte midagi. Aga see on võib-olla lihtsalt riikide erinevus ka, et Eestis ei ole isegi sükest teenuste kassi olemas, et nii-öelda ladu, kus kohas siis pakitakse selliseid väikseid, elame ka samas summas 30-euroseid tellimusi, kus on väga palju tooteid sees. Niisugused e-kaubandusladusid pole väga minu teadmiste kohasel Eestis. Tegelikult paar tükki on, aga tõesti meie nii-öelda ütleme võib-olla siis lao eripära on see, et need kastid on lihtsalt nii suured, et kui sa ostadki 30 euro eest seal võib-olla spagette, jooki, krõpsu, kastmeid, siis ütleme, kui sa võib-olla mingist teisest e-poest selle 30 eurose ostukorvi suudad siuksesse 20 sentimeetrisesse kasti panna või midagi sellist, siis meil läheb see ikkagi mis ta on 0,5 meetrit lai, 0,5 meetrit kõrge ja ma ei tea, 40 sentimeetrit pikk. Et see kast on ikkagi päris suur, et ütleme sellist teenust, kes siukest asja suudaks ilusti ära hallata tõesti. Aga mil määral te teete enne toote nii-öelda müükipanekut, mingit kvaliteedikontrolli, maitsekontrolli, midagi sellist, et kas see on pidev osa nagu sellest uue sortimendi sissevõtmisest? No eks ikka, jah. Kahjuks õnneks me maitseme põhimõtteliselt kõik asjad läbi. Kui asi meie isiklikule maitsemeelele ka väga maitseb, siis kahjuks sööme rohkem seda. Maandub suurem osa enda kõhus juba? No suurem osa ei maandu, õnneks meil on need nii-öelda sisseastumahud on nii suured, aga ikkagi rohkem kui võiks. Kui palju teil on Eesti toodangut? No Palsnäkk on võib-olla Eesti suurim tootja, kes meil hea koostööpartner on. Kalev? Ja Orkla ka muidugi, jah, Orkla muidugi. Muidugi see pole otseselt Eesti toodang vist, aga jah, Orkla on ka meil väga suur koostööpartner samuti. Ütleme siis, jah, sõnastame nii, et Eesti ettevõte, sest et tegelikult minu teada Orklan on Rootsi omanikud, aga Palsnäkk peaks puhtalt Eesti värk olema. Kas teil on mingi selline unistus ka, mingi ideaalne koostöö, ma ei tea, Nokko, mingi sellise firmaga, kellega tahaks midagi lähitulevikus mingi koostöö saavutada? Ma arvan pigem Mondelez äkki, otse Mondelez, see on siis mis ilmselt maailma üks suurimaid maiustustest näkkide tootjaid. No ma tahaks arvata, et ongi kõige suurem. Et seal on ju vist kõik Milkad, Oreod, Tukk. No kõik need suured brändid põhimõtteliselt on jah Mondelez omad. Ja kui kaugel te sellest olete, et see reaalsuseks saaks? Kas läbirääkimised juba käivad, olete te ühendust võtnud nendega? Ühendust oleme korduvalt võtnud igasuguste erinevate harudega seal, aga ei ole veel õnne olnud. Et eks siin tulegi seesama asi mängu, et nagu kunagi Eestis alustades oli, et mingi väike tegija ja keegi ei tea sellest mitte midagi, et siis pigem võib-olla jäetakse sellele meilile vastamata ja tegeletakse nii-öelda igapäevaks vajalike asjadega. Millist tagasisidet te olete läbi aja saanud? Kas pigem positiivset, et tegelete sellise hea asjaga või on ka neid, kes siis krimpsutavad nina, et need ongi vanad asjad ja neid mina ei osta, et kuidas te saate müüa neid asju? No eks üldine tagasiside on ikka väga positiivne, aga alati leidub ka mõni üksik, kes nii-öelda nina krimpsutab siis. Et see on, ma arvan, paratamatu ja võib-olla selle üle me mingid uneminuteid öösel ei kaota, et mõelda, et kuidas nüüd sellele ühele inimesele selgeks teha, et tegelikult on kõik okei. Kus te olete 10 aasta pärast? Ja kes te olete? Ma olen Joosep. Võib-olla sõnastame nii, et kas te olete endiselt Sumenaga tegevuses või on soov ikkagi üles ehitada ühel hetkel ise rikkaks saada maha müüa? No
mina ei tea, eks me võime siin kõike võib-olla ette ennustada ja mõelda, aga see on vist nii kaugele, ei ole vist isegi 10 aasta kaugusel tõesti mõelnud, et vaikselt ehitame ka asju üles ja üritame jõuda ka Baltikumisse edasi. Enne tuleb kodumaale ikkagi jõuda igale poole kättesaadavaks. ja võib-olla ütleme nii, et visioonid on meil ikkagi olemas, on ju, et laieneme erinevatesse riikidesse, esialgu Baltikum, teeme füüsilisi poode juurde, et kõik siuksed asjad, aga võib-olla tõesti mõelda, et kus ma 10 aasta pärast olen, siis tihtipeale asjad ei kuku niimoodi välja, nagu need planeeritud on, siis et võib-olla seda pettumust ära hoida, siis elame päev korraga. Tund korraga. Jah. Kui palju tuleb teil ette sellist ootamatust, sellist suurt pinget, tööstressi? Räägitakse hästi palju, et tänapäeva noored on vastuvõtlikumad kõigele stressirohketele olukordadele. Kas see töö on stressirohke? Kas firma juhtimine on noorele inimesele stressirohke? Ta on kindlasti stressirohke, aga tööstressi või mingit väsimus küll. Eks ta võib-olla isegi on olemas väsimus ja sellised asjad, aga seda seda nagu endale ei tunnusta või ei teadvusta seda endale, siis seda ei ole. No võib-olla olenebki, et kuidas sa ise nii-öelda enda peas mingile olukorrale reageerid. Ja kui sa usud, et sul mõtled kogu aeg, et sa oled nii väsinud, siis sa oledki väsinud, aga kui sul on nagu sisemine põleng ja oled tegutsemisaldis kogu aeg, siis ei ole probleemi. Et me ise selle nii-öelda teekonna valisime, ise me seda tahtsime ja ma arvan, et me oleme igati võimelised ja valmis seda kõike vastu võtma. Jah, et võib-olla sa tegelikult saad igat võib-olla väikest takistust saad võtta kui maailma lõpuna ja siis endale mingi ilge augu kaevata ja siis pärast mõtled, kuidas sealt välja saada, aga tegelikult kui sa nii-öelda korraks võib-olla endast eemaldud seda olukorda võib-olla kolmanda inimese silmade läbi vaatad, siis tegelikult sa saad aru, et see on väike mure, mille lahendamine, kui saab lahendatud, siis on hästi, aga isegi kui ei saa, siis tegelikult pole katastroof. Ma tegelikult läheks korraks tagasi algusesse, et kus me rääkisime sellest, et kuidas te hakkasite seda ideed teostama kooli alguses, kooli jooksul. Kust tuleb, te olite siis 6-17 aastased, jah? Jah. Kust tuleb noormees üldse sellisele ideele, et vaja hakata toitu müüma? Päästma õigemini, jah. No et 16-17 aastasel on hoopis teistsugused mõtted peas kui toidu päästmine. No võib-olla nii otsene mõte tuli ERR-i artiklist, kui ma õigesti mäletan. Et oligi välja toodud toidu raiskamine Eestis, kõik numbrid, kõik detailne info ja siis võib-olla sealt sai see konkreetne mõte alguse. Ja sa helistasid kohe Oskarile, ütlesid, et nii, me peame hakkama nüüd päästma toitu. Oliverile. Või Oliverile. Põhimõtteliselt, et niimoodi ta läks ja sealt oleme juba siia jõudnud, et pakume tööd 12 inimesele ja kohe see arv kasvab 15-ni. Aga olles ise teiega enam-vähem sama vana, ma mäletan oma gümnaasiumi lõppu, mul ei käinud peast läbi mõte, et hakata oma ettevõtet tegema, ma teadsin, et sellest tulevad ülikool, tuleb kaitsevägi. Kuidas teil oli seda julgust hakata ettevõtet tegema ja kas see oli kohe teie eesmärk või need ülikool ja kaitsevägi kummitasid ka ikkagi samamoodi kuklas? Ei, need ei kummitanud absoluutselt. Nojah, võib-olla meie eelis selles mõttes ongi see, et kuna me ei ole mingid ilged etteplaneerijad ja kui võib nii öelda, siis hakkasime asja tegema ja väga ei mõelnud, et mis need võib-olla kõrvaltegevused on, mida võiks teha, siis jäimegi kindlalt nii-öelda oma selle sihi peale. See suhtumine ongi vist olnud enam-vähem selline ikkagi, et kui midagi tuleb, siis küll me saame hakkama ja küll me mõtleme midagi välja. Aga praegu teil on hommikust õhtuni tööpäev, siis lähete koju, puhkate, ettevõtte püsti panemine ju tegelikult eeldab ikkagi 24/7 selle vähemalt mõttes selle ettevõttega kaasas olemist.
kas te jõuate üldse puhata ka, olete te selles faasis, kus nüüd nagu on välja kujunenud selline, ongi 9-5 töö ja siis on puhkuseaeg või ikkagi kogu aeg õhtul lähed teleka ette ja siis vaatad, et keegi sööb krõpsu, siis tuleb meelde, et kuidas laos krõpsu seis on või midagi sellist? Eks ta on kogu aeg mõttes jah. No muidugi nüüd ajaga möödudes on ju natukene, saab kodus ikkagi veits lebomalt võtta, on ju. Et siin oligi, eriti hästi mäletan, kas see oli nüüd 2022 sügis või? Ja 2022 sügis, siis ma ikkagi põhimõtteliselt elasingi laos, et siis ma ikka päriselt ei jõudnudki koju. Et siis ma nagu ei näinud pointi, et siis ma olingi lihtsalt seal, see oligi ladu kontori üleval korrusel, sellele me olime teises kohas veel asusime. Ja kontoris oli siis tööpäev sai läbi, istusid vaikselt arvutis edasi ja otsisid midagi süüa natuke, sõid ja siis istusid jälle arvutis edasi, hakkas veidike igavam, siis tegid midagi muud, aga et olidki nagu kogu aeg olid töökeskkonnas sees, et nüüd me oleme ikkagi natukene saanud ennast elu vabamaks muuta, aga ta ikkagi meeles mulgub kogu aeg, ma arvan. Ja kui on midagi pakilist teha, siis on alati see kohe tehtud ja pole mingit küsimust. Et jah, nüüdseks on välja kujunenud juba selline võib-olla rütmi sarnane asi. Et minul on veel, ma tegelen ise spordiga ka enam-vähem võib-olla kõrgemal tasemel veel samal ajal kõrvalt, siis see on nii-öelda suvehooajal on see annab minule veel veidikenegi puhkust, et Joosep on kogu aeg istub kodus ja mõtleb vist tööle. No mul pole midagi targemat teha. Millega sa tegeled siis? Motospordiga. Et sellega saab natukene rohkem kodust eemale ja kaugemale. Elada oma viha välja motokrossi ratta selles. Jah. Aga kas teie vanemad olid ka mingil määral eeskujuks, on nad ettevõtlikud inimesed, on nad ise mingid ettevõtte püsti pannud, saite sealt mingid suuniseid, midagi sellist? Ei. Nii et puhtalt oma peaga kõik ikkagi tegelikult. No pigem on. Sealt väga sükest, eks nad olid ikka toetavad, jah, kaheti mõistetav, plus kuna vahepeal ikkagi ma mäletan tegelikult seal täitsa algusaegadel ikkagi ja gümnaasiumi lõpp ka veel, siis ikka ma mäletan seda, kus ema mulle ütles, et see on ju tegelikult selline tore hobi, millega te tegelete, et aga sa pead ju nagu päris töö ka saama endale või kooli minema. Kas ta tänaseks päevaks arvab teisiti? Tavapandas. Mul olid pigem lihtsalt sellised hästi vabad vanemad, et kui nad nägid, et see asi, millega ma tegelen, nagu on päriselt selline võib-olla produktiivne asi, siis nad kätt ette ei pannud. Ja... On nad teie kliendid? Jah. Suurkliendid. Kuldkliendid. Natuke rääkida hindadest. Teie poe nii-öelda kõige tugevam külg ongi see, et inimene saab selle kauba odavamalt. Me teame, et praegu hinnad kogu aeg iga päevaga üha rohkem tõusevad. Kas teie hindades on ka seda tunda? Ei, seni ei ole olnud, kuna me tegelemegi laojääkidega. Siis nii-öelda tootjate või maaletoojate sisendhindade tõus meieni nii otseselt ei jõua. Aga selle laojäägi hind on lähitulevikus liikumas kõrgemale sellega, et ta poelettidel on juba kõrgem või kuidas te seda ette näete? No me ei oska, ma arvan, seda niimoodi ette ennustada, et see meie sisseostu hind tootele olenebki nii meeletult selle toote kuupäevast, selle toote kogusest. Et isegi siis, kui me võrdleme näiteks võib-olla 2 aastat tagasi ostetud sama toodet, täna ostetud sama tootega või see sama toode 2 aasta pärast ostetuna, siis ta võib olla kõrgem, ta võib olla madalam, olenebki kõik sellest, et kui suure koguse me seda ostame. Aga samamoodi on ju tulemas suhkrumaks. Kas see hakkab kuidagi mõjutama või vaatate ka selles mõttes päev korraga või ikkagi tunnete, et varsti enam magusate jookide ostmine ei tasu ära? No võib-olla meie ise polegi erilised magusate jookide armastajad, et me joome kohvi või vett, aga võib-olla suhkrumaksust siuke üldisemalt rääkides, siis eks ta kindlasti võib mõjutada. Et isegi jaepoodides, et kui selle nii-öelda suhkrujoogi hind tõuseb, tarbimine väheneb, siis ega jaepood on ka ju äri ja nad
nad võivad seda nii-öelda puudu jäänud tarbimist või käivet siis proovida nii-öelda tasakaalustada suurendatud katetega. Et sealt võib selline võib-olla veel lisahinnatõusu element tekkida. Aga seal oleneb, ma nüüd 100% oli täielikult kursis selle suhkrumaksu tulekuga või jah, aga et mis ta võib kindlasti mõjutada meid on, kui ta töötab samamoodi nagu on näiteks alkoholi on aktsiis, et alkoholi on tihtipeale tootjatel või maaletoojatel isegi odavam kallata rentslisse, kui müüa nii-öelda meiesugustele toidupäästjatele odavama hinnaga, sellepärast kuna nad peavadki müüma selle või maksma aktsiisi selle müügi pealt. Ehk siis ongi, nad ei saa mingisugust hinnast alla tulla lihtsalt, sellepärast kui sul on nende omaenda hind on ja pluss siis veel see aktsiis. Et kui see suhkrumaks hakkaks samamoodi toimima, siis on tõenäoline, et jah, see hind ikkagi tõuseb ja on ka vägagi tõenäoline, et nendel on ka odavam seda kallata rentslisse. Jah, seda tõesti, et kui siin uudistes näidetena toodi, et kui pooleliitrine limonaad keskmiselt tõuseb selline 25 senti või et see nii-öelda suhkruaktsiisi määr ongi seal 25 senti, siis see tähendab tegelikult meie jaoks seda, et me ilmselt peame seda sama asja ka umbes 25 senti kallimalt sisse ostma. Ja ometi Tartus te teete alkoholileti või nurga siis. Jah. Seda alkoholi nagu selle tarbimist ka, kas te kuidagi kontrollite seda, et see ostja päriselt oleks 18 või mingi kindel maht, mida te saate transportida või kuidas selle alkoholi kohale toimetamise ja müügiga on? No tänapäeval peaaegu iga kullerfirma, kellega me koostööd teeme, pakub seda lahendust, et vanusekontroll. Eks see ongi, kui klient tellib pakiautomaate, ta paneb ID-kaardi sisse või kui talle toimetatakse see kulleriga kätte, siis see kuller kontrollib ID-kaarti. Et tegelikult see kontrollisüsteem e-kaubanduses on põhimõtteliselt samasugune, nagu kui sa tavapoest ostaksid. Teil on sotsiaalmeedias, nägin sellist asja nagu sumecoin. Mis see endast kujutab? Kas hakkate vaikselt jalga krüptosse ka ajama? See on lihtsalt naljaga öeldud on ju sumecoin, et see on tegelikult ongi lihtsalt see, sa lood endale konto meie e-poes, siis sa saad cashbacki on ju, et see on vist 1% oli on ju. Lojaalsusprogramm kui selline, et igalt ostult saad 1% nii-öelda oma rahast sumena kontole tagasi, mida sa saad siis järgnevatel ostudel kasutada. Ja siis meie turundustegelased siis mõtlesid, et oleks naljakas, kui looks sellele nii-öelda nime sumecoin, et teeks siis nagu sellise humoorika video, et see on nagu krüpto. Jah, nad tahtsid vist nimeks sumcoin panna, aga siis me sulusime sumecoinile, kõlas natuke paremini meie arust. Sume kõlab paremini, ma arvan küll. Aga see lojaalsuse programm, kas see kuidagi füüsilises poes ka on teil mingi kliendikaart või kui ma näiteks ostangi poest, ma ei tea, 100 euro väärtuses, saan sealt 1% tagasi, siis kas ma saan sellega pärast füüsilises poes makstes ka nagu maha? Ühenduses ei ole, aga me kavatseme ilmselt küll ID-kaardi alusel teha ka füüsilisse poodi need kliendikaardi võimekusse tuua sinna siis, et aga nüüd ühendusse neid viia, ma arvan, on üpis keerukas ikkagi. Jah. Et siis e-pood jookses kokku selle nii-öelda füüsilise poe kassaga. See nõuab ilmselt natuke rohkem arendustööd. Eks iga asi on lõpuks tehtav, aga lihtsalt küsimus on selles, et kui palju lisandväärtust see meile loob. Samamoodi sotsiaalmeediast jäi silma üks postitus seoses reisidega. Kas te päriselt pakkusite viimase hetke reise või see oli samamoodi? See oli aprillinali. Aprillinali. Aga selles mõttes töötav, et ma kuupäeva ei pannud tähele, siis ma mõtlesin päriselt, et ma jäin millestki heast nüüd ilma, et äkki see on üks turuosa, millest tulekski osa võtta. Nojah, et ma ei teagi. Ryanairiga hakkame rääkima. Ryanairiga, et kuupäev möödas lennupileteid pakkuma. Parim enne, jah. Aga seoses selle lojaalsusprogrammiga veel, et see on meie puhul nagu eriti selline
kliendile kasulik või selline pädev teema, sellepärast kuna meil on 50% meie klientidest on korduvkliendid, ehk siis ongi, meil on väga palju püsikliente, kes siis tellivadki ikka nagu väga tihti ja ongi, no näiteks on üks eriti hea näide, on meil mingisugune keegi daam kuskilt Narva ligidusest vist, siis tema on vist, ma ei tea, kas ta on nagu käibki meie lehel skännimas kogu aeg, aga on niimoodi, et kui tuleb uus toode laivi või uued tooted, siis on tema koheselt tellinud. Et tema... mitu korda päevas isegi. Ja tihtipeale isegi tellib mitu korda päevas, et ongi nagu 10, kui ongi uus toode läheb üles, siis 10 minuti jooksul teeb tema tellimuse, sa tead. Jah. Kas te olete üritanud temaga kontakti ka saada, et kuidagi välja selgitada, et kes see müstiline daam on sealt Narvast? Kahjuks ta räägib vist ainult vene keelt, sest ta on meile kirjutanud kliendi tugisse paar korda, et meie oleme nii noored inimesed, meie ei oska vene keelt, nii et... No ütleme, senimaani on keelebarjäär takistanud. Et oleneb nüüd, kumb osapool selle vastaspoole keele selgeks õpib, siis saame nii-öelda kontakti luua. Aga teie sotsiaalmeediaturundus on tegelikult üpris nagu silmatorkav ja see paistab välja. Te ütlesite, et teie keskmine klient on see 30-aastane naisterahvas. Ma ise julgeks arvata, et temani jõudmiseks võib olla see TikTokide tegemine, et kas see on kõige parem lahendus või on teil veel mingi selline väljund turunduses, kus te ennast reklaamite? No tegelikult ütleme, kui me vaatame, kuhu me raha kulutame ja kust kõige suurem tootlikkus tuleb, siis tegelikult on need metakanalid hoopis. Et seesama 30-aastane naisterahvas sealt tulebki. Et need TikToki videod on pigem võib-olla ongi noorematele suunatud, kust võib-olla tõesti nii palju seda tulu tagasi ei tule, aga meie arust on see selline väga lahe asi, mida kogu aeg pildis hoida. Tõstab teadlikkust. Teadlikkuse tõstmine on see õige sõna. Toidupäästjaid on teisigi, kõik ei ole ellu jäänud. Mis teie edu võti on? Mida te olete paremini teinud? Õigemini? Ma ei vigadest äkki õigesti õigel hetkel õppimine, ma arvan, tahaks pakkuda. Jah, et võib-olla 3 õiget otsust ja 2 vale otsust, et siis õiged otsused jäävad natukene peale ikkagi. Aga mis on see kõige erksamalt meeles olnud vastu näppe saamine või millestki, millest te õppisite? See on vist hea asi, kui see meelde ei tule. No see on tõesti hea asi, jah. Seda on tegelikult minu arust mitu korda küsitud. Iga kord me peame tükk aega mõtlema. Ma kunagi vist ütlesin, et raha ei kasva puu otsas. Aga... No, mis vigasi need on, millest me õppisime? Kus see raha siis kasvab? Ei teagi. Aga selle nagu ei pea olema võib-olla mingi halb asi, millest te olete õppinud, aga üldse mingi selline käik, millest on midagi meelde jäänud, ma ei tea, mingid firmapäevad, kus panetegi laos peo püsti ja olete kõik koos või mingi mälestus, mis on seda firmat tehes ikkagi jäänud niimoodi eredalt meelde? Võib-olla tagasi selle vigade juurde tulla, siis võib-olla see, et tõesti mitte enda nii-öelda soovide järgi mingit toodet tellida, et kui sulle see hullult maitseb või sa hullult tarbid seda, siis võib-olla ülejäänud 99% Eesti elanikest seda niimoodi ei tarbi. Et ühe tootega minu arust oli niimoodi, et tellisime oma isude järgi ja siis lõpuks pidime ta alla oma hinna maha müüma. Mõtlesin kõik ise ära sööma. Mis toode see oli? Ta oli minu arust mingi nišikas toode. Äkki ala mingi vürtsikas kaerakrõps või midagi sellist. Lõpetuseks mul oleks 2 küsimust võib-olla meie nooremale kuulajale. Mida te ütlete inimestele, kes vaatavadki krimpsus näoga seda asja, et mina küll sellist asja ei osta, et kuidas võib-olla jõuda selle inimeseni, kes on mõttemaailmaga nii kindel, et tema seda parim enne kaupa suu sisse ei pane? Aga proovi ja veendu. Jah, proovi ja veendu või siis kui tõesti on keegi nii kindel oma mõttemaailmas, siis polegi muud teha kui öelda, et vaata mujale, ära krimpsuta siis nagu. Aga olete palju inimesi niimoodi ära veennud, ümber veennud?
teinud testmaitsmisi? no kusjuures meil polegi väga palju seda ette tulnud, et me peame kedagi otseselt veenma hakkama. Pigem see ongi olnud selline laialdasem ühiskondlik probleem, et kellegil, või mitte kellegil, aga paljudel on see nii-öelda tabumõte kuklas, et pigem ikka ei võtaks seda. Aga ma tahaks arvata, et see on nüüd tõesti suuresti juba lahendatud või lahendamas saamas läbi kogu selle nii-öelda meedia ja sotsiaalmeedia sisu, mis me tootnud oleme. Aga mingi hea soovitus noorele inimesele, kes tahab oma ettevõtet alustada? Ma arvan, et tuleb teha lihtsalt. Et mõistlikkuse piires võib-olla. Et päris kinni silmi oma säästetud eurosid ja aega kuhugi ei pane, aga tuleb mõistlikult ja targalt alustada, mitte kohe hakata ette kujutama rahatähti endale silme ees ja mingisugust kasumit tootama kohe esimesel kuul või mingit tootlust, et see on ikkagi alguses on jube tulutu töö on see alguses. Jah, et võib-olla kui midagi soovitada, siis lugeda Warren Buffetti raamatut. Ma ei mäleta, mis selle raamatu nimi oli, aga seal eluloo kirjeldus algusest lõpuni. Mitte lõpuni, lõppu veel pole olnud, aga seal on nagu hästi tõesti välja toodud see, et nii-öelda see ärikasv või kasum ja raha, et need tekivad ikkagi aeglaselt ja peale pikka rasket tööd. Kas Sumena saadab teid kunagi Bahama saarele rantjeedeks? Mina ei tea. Eks seda ole näha. Ma ei tea, kas ma tahaksin ka sinna. Võib-olla hoopis kuhugi metsa ära kolida lehmad võtta. Ja tuleb ikkagi elada päev korraga, nagu teie jutust läbi kumas. Joosep ja Oliver, ma ütlen suur aitäh, et te olite nõus meie saatesse tulema. Ma arvan, et nii minul kui Kairel kui ka kõigil kuulajatel oli väga põnev ja inspireeriv ka seda kuulda. Ma isegi kahetsen, et ma ei ole mingit ettevõtet oma minevikus teinud. Võib-olla see varsti muutub. Ma ütlen teile aitäh. Aitäh teile. Tänu kutsumast. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile Ärikäigu kuulajatele. Ärikäik.